Ahoi kotkad, mis toimub siis? Eile lõppes kalastuslaager, nüüd on 3 päeva vaba aega, ennem 6 laager algab. Tulime siis nii-öelda oma tegevustega ka tegelema. Kairit mõtles, et teeb seenepirukat. Keiu on ka kaasas, võib-olla teeme pitsat ka, sõltub palju täna seeni saab. Võib-olla saame nii vähe, et ei tee mitte midagi. Oleme siin ühe järve ääres, kus eelmine kord ka korjasime, aga selleks memberitele see video kõik ei näinud seda. Nüüd me teeme teile kõigile nähtavaks selle, et mina püüan jälle samal ajal kokre, et järgmise kalastuslaagri, mis meil oli see 27–29 kalastuslaagrisse, oleks ka mingit elussööta valmis ja võib-olla siin vahepeal meil tuleb homme üks trip. Lähme kuskile järve äärde, et oleks võib-olla seal ka kasutada endal ka siis mingit elussööta, et ühesõnaga vaatame. Aga mina hakkan siis kokre püüdma, Kairit filmib telefoniga vahele mõned klipid, kus tal seeni ja mis. Jah, kohe siin auto ümber ma praegu ei näe midagi, aga eks ta siis filmib, kuidas tal läheb ja ma näitan siis, kuidas mina seda elussööta püüan ja tõenäoliselt hiljem siis vaatame. Ossa Jeerum, loomal hea meel. Hiljem vaatame veel, mis me nendes seentes siis teeme ka, nagu näitame teile ka. Aga ma võtan siis oma mingi varustuse siit autost välja, tünnid ja asjad ja algul paneb kogret sumpa, kohe ei pane tünni, sest nad siin vees kaua elus ei püsi, ma plaanin palju korjata, siis mul on hästi väikseid usse. See ei ole muidugi number 4, see on oma komposti hunnikust hästi pisiksid. Aga sellega on ka probleem juba, laagreid on nii palju, et ma enam ei saagi sealt suurt ussi. Mul on probleem, ma pean tegema ühe kiirversiooni, kuidas ussi saada, ühe triki, mida ma vanasti kasutasin. Võib-olla paneme selle ka siia videosse, siis paneme, et äkki juba ülehomseks on mingid ussid olemas, et kuidas nagu ussi ilma elektrita või mingi siukse trikideta siis veel saada. Jah, aga praegu hakkam tegutsema, ma võtan siukse 3,5 meetrine ehk siis 4 meetrine ritv on ära murtud, aga mul on see siia paras kogre püügiks ja asjad võtan kaasa järve äärde ja vaatame siis edasi, kuidas selle asi käib. Mul on graanulid ka kaasas, aga mul on tunne, et ma seekord midagi sisse söötma ei peagi. Ma näen seal ees all juba kokresid, keegi on siin käinud vist alles. Vaatame, kui võtab kohe, siis on hästi. Ja, kohe võttiski. Aga põhimõtteliselt jah, et viimasel ajal on hästi palju neid laagrivideosid kogu aeg, et ärge pange pahaks, pole olnud aega lihtsalt midagi muud vahele teha, et on saanud tõesti sellest hobist nüüd ka töö, nagu siin mõni süüdistab meid, et enam ei ole see, mis, tuligi üks kohe, mis vanasti oli, aga no miks peab selle peale pahane olema? Selles mõttes, et see on ju okei. Et võiksite olla õnnelikud, et meil läheb hästi ja saame selle tegevusega, mis meile meeldib teha, nii-öelda omale siis ka leiba teenida, et kõigil oleks hea niimoodi leiba teenida ja kõik tahaksid, et nende hobi tooks midagi natukene sisse, ehk siis kannatust natukene saab see kõige kiirem aeg meil ka läbi ja hakkab rohkem muuteemalisi videosi ka vahele tulema. Praegu lihtsalt on niimoodi, et me ei pane isegi laagrikuulutusi üles vahepeal, et me tuleb lihtsalt nii palju laagrisse küsimisi ja sellepärast on mõnel võib-olla segadus, et kust neid laagreid nii palju tuleb. Kui kuulutusi polegi sellepärast, et lihtsalt lapsevanemad küsivad ise, millal laager on ja nii edasi. Ja need eelmised paar kuulutust, mis meil on üleval, nendesse laagritesse veel tahetakse registreerida. Sinna ei saa, need on täis, siis me lihtsalt, järgmine. Pakume järgmisi kuupäevi välja nii-öelda ja niimoodi need laagrivideod tulevadki. Ja vahepeal me tahame ise natukene taastuda ja siis mingisuguseid asju nii vaja teha, jälle ettevalmistusi niita, territooriumit hoida korras, et sellega lähebki aeg ära, miks muid videosid ei ole jõudnud palju vahele teha. Aga ma olen siiski ka toimetanud seal teisel korrusel natukene, nii palju kui olen jõudnud. Nad saa lauda panna, 2 otsaseina on
lauaga pandud, et võime selle klipi vaadata siia vahele, ma korra näitan, mis tehtud on. Et ma seda nagu palju filminud ei ole, member videodesse ka paar korda olen näidanud lihtsalt siin, mis seal teisel korrusel tehtud on, aga et asi nagu, jälle järgmine, tõesti parvan all, on liikunud aeglaselt seal üleval jah, et pole aega ehitada ja, aga praegu on see tipphooaeg nii-öelda laagritele ja laste kooli vaheaeg ja siis me kasutame lihtsalt seda aega ära, kui tahtjaid on ja teeme nagu natukene tööd ette ära nende laagritega, et siis hiljem kindlasti tekib ju sügisel hiljem ja talvel niisugune periood, kus üldse laagreid teha ei saa, kus ei ole jääd ja kaldalt ka midagi püüda ei ole, et siis selleks ajaks nii-öelda teeb ette elamisraha ja ehitusraha ära. Et praegu on niisugune pöörane aeg, aga okei, vaatame selle klipi siia vahel ära, mis tehtud on seal teisel korrusel vahepeal ja siis jätkame edasi. Nii, olen siin üleval nüüd, et otsad on nagu valmis. Noh, aknapõsed ja need on veel tegemata, siin tuleb veel veitsa teipida ja teha, et siit ka ilusti kõik kinni, teibiga kõik kinni ja, aga põhimõtteliselt jah, ja sealt ülevalt ka veel. Aga põhimõtteliselt, noh, nii palju on tehtud, et siit otsast, siin laua hunnik, siit järjest võtab ja siis siit otsast. Et siin otsas me paneme natukene puhtama lauaga, et me saime ju selle 50% odavamalt selle laua, et siin on natukene seda sinega lauda ka, siia keiutuppa panime seda sinega lauda ka, mis on natukene siin, noh, kus siin paremini näha on, et see ei ole ohtlik, see sine tervisele ega midagi, me panime siit sellepärast selle sinega lauda, et kasutada seda nagu sinega lauda siin ära, et keiu ei taha, et jääb see nii-öelda haljas puit, ehk siis keiu tahab, et tal oleks mingi roosakas värv või midagi siin seinas, ehk siis me värvime tema toa nagu üle. Aga meie enda tuba läheb selle puhtama lauaga, millel ei ole musta oksa ja seda sine peal, sellepärast, et meie tahame, et meil oleks täispuit. Võt. Ja siis, siin nii palju kui aega on, aga noh, tõesti jaksu ei ole, lihtsalt energiat ei ole enam, sest laagripäevadel ei ole minu tööpäevi 9-5, see on sellest kellast saadik vahest, kui poisid väga vara ärkavad, juba lärmavad õues, siis ma olen ise koos nendega juba lähen õue, aga muidu üldiselt ma tõusen 7 laagripäevadel. Hommikusöök on 8 ja siis ju kuni pimedani välja ju enam-vähem. Et noh, mul ei ole ju aega laagripäevadel mitte midagi muud teha. Vot, ja siis need laagri vahepealsed ajad, noh siis on, jälle vaatad järgmise laagri toitusid valmis ja koristad, teed, niidad, möllad, sellepärast lihtsalt reaalselt polegi seda aega praegu, et mul nagu päris puhkepäevi tegelikult ei olegi. Et noh, täna ka, ega siis kui me siin nüüd seda elus sööta püüame ja nii, siis noh, praegu ma samal ajal panen juba seda videot kokku siin teile ja õues sai siin tehtud jälle natuke koristatud, vaadatud seal sopi ääres ja noh, igast asju on kogu aeg teha maakohas. Aga noh, okei, vaatame nüüd vahele veel, mis see Kairit vahepeal telefoniga filminud on ja siis jah, vaatame edasi. Tegelikult veel ennem, kui Kairiti telefoniklippe vaatame, ma tulin Kairitit kutsuma, et telefonis klippe kätte saada ja ma ise ehmatasin ka ära, siin on ikka korralik džungel ja teised kindlasti saavad juba palju suuremaid kurke ja tomateid ja asju kõik, aga meil lihtsalt jäi natuke hilja peale see asi. Ja noh, siin nad nüüd on. Meil on mõned õnged siin nii-öelda kurgihoidjad ka, selles mõttes, et see kõik ei jõudnud ära koristada, lihtsalt üks päev avastan, et juba ta on nende oma käppadega nii-öelda igalt poolt kinni võtnud ja me hakanud enam ära ribima, aga need on need õnged, mida hetkel vaja ei ole. Et meil on kõik vajalik olemas, aga ühesõnaga siin on siuke värk, mida kellelgi teisel kasvuhoones ei ole, et see ronimisredel on nii-öelda õnged, aga siin on pooled. Oota, eile üks laagripoiss ju nägi ka uuesti, et need õnged on, kui siis, kas see on see kalastusruum, kus su need landid? See on nagu poolenisti katkine varustus siin ka, mis ootab kõik parandamist, ühesõnaga hetkel on see nagu kurkide teema. Nii kiire ongi, aga see on kõige suurem kurk, kus see oligi nüüd? See on nagu kassinoku veel, et see ei ole veel päris siuke suur volask, aga ütleme nii, et varsti hakkab saama ja
on nagu on, no. Ja tomatid ka siin ja mingid vestid on siin, mida me hetkel ei kasuta, aga mingid vestid on meil seal all. Ja noh, niisugune lugu ja nüüd ma saan Kairiti telefoni kätte ja nüüd võtame sealt tema klipid mitte, et ka. ma hoiaks seda kuskil salajas, et sa ei saa ise teha. Tema klipid ka ja vaatame siis edasi. Nii, ma olen nüüd 10 minutit korjanud ja see on kogu saak 10 minutiga. Aga ma ei saa aru, kus kõik seened on. Keiu tuli ka nüüd appi. Tulid? Ma tulin vaatama. Ainult vaatama. Näita, mis sa sõid? Mustikaid. Okei, vaatame siis, kas leiame veel. Me leiame kõike muud peale seente. Mustikaid eriti. Ja mis me nüüd leidsime? Lassin. No maitse. Vaata, kui ta on. Need on nagu väiksed tomatid. Head, aga väga kibedad. On ja? Nii, et mustikad on paremad või? Jaa, liiga kibe. Okei. No okei, otsime veel seeni. Okei, tegelikult paar tükki leidsin juurde ikkagi. Aga noh, vähe. Okei, hakkab looma midagigi. Ja nüüd Moona kindlasti astub laiaks, need. Juhuu, midagi veel. Ja seal tagapool on ka ja seal on, ma loodan, et mul peale ei astu nüüd. Nii et hakkab looma. Yes! Okei, Moona ei astu peale. Jah, nii, vaatame nüüd. Kairit oli ka paar klippi teinud, mis tal siin siis on. No eriti midagi ei ole. Ei ole aga midagi ikka. Ja nüüd ma sain ka enamus ühest kohast. Äkki me korjaksime need ka ära, mis siin on. Minu arust on siin väga ilusad suured seened. No, Vaata selle pärast ma ei saa. need ma korjaksin ära küll siit. Ja siin on päris mitu ju. Et ma võtaks need ka ära siit äkki. Ma jätsin sulle ka midagi. Ja siit ka veel ja noh, siin on ju küll ja küll. Noh, ai. Noh, üks pistis kisama siin. Ma karjusin, uiss. Aga meil on vasku siin. Jaa, ma lihtsalt kaugelt nägin, ma ei saanud aru, kes see on. Ilus vasku ju. Vaata, kui ilus vasku. Anna vasku. Ilus vasku. Ma kutsun Moona siia. Moona, tule. Et me ei ole kõige paremas kohas muidugi, aga meil ei olegi täna eesmärk kõige paremasse kohta ronida. Me lihtsalt siin samas järve ümber natukene siis, aga mustikaid on ka palju. Siin samas järve ümber siis noh, võtame omale vajaliku portsu, ega meil ei ole lihtsalt seda aega siin võtta mingi ämbrite viisi ja siis nendest midagi praegu siin sisse teha. Võib-olla sügise poole praegu võtame ainult omale söögiks nii palju kui kulub ja sellepärast me ämbrit täis ei korja, et kes mõtleb, et noh, et miks me nii vähe korjame või et me ei ole jah paremates kohtades, me oleme nii 2 asja ühes tegemas praegu, et siin Kogre järve ümber lihtsalt ei ole kõige paremad kohad, et sellepärast. Aga noh, ma arvan, et seda korjamist rohkem ei näita, et me võtame siit midagi veel ja siis vaatame pärast korra üle, palju siis tuli ja siis mida me nendest teeme ja vaatame, kuidas ma oma kogred ka panen kuskil ära siis. Et neid on päris paras ports. Kogred kipuvad jääma uimega sinna võrksumba külge, ehk siis ma pean mingi muu süsteemi mõtlema, et nad kinni ei jääks. Neil on mingi siuke terav koht, mis jääb uime küljes, mis jääb nagu selle rumba külge kinni ja siis nad on seal kinni, nad normaalselt ujuda ei saa ja on nagu paha lugu, aga no vaatame. No nii, paneme minema metsast. Kokrade elu on ohus, et noh, siuke pool ämmert saime. Et sellest on küll. Retsepti jaoks oli vaja tegelikult 400 grammi, aga siin on isegi noh, rohkem kui küll. Et vaatame, mingi osast teeme siis võib-olla mingi päev jälle pitsat, aga praegu paneme kähku minema, sest meil on kokred elu ohus. Meil on 40 kokre tünnides ja nad ei ole kodus kaasa võetud veega, mis on hästi hapnikurikas, vaid selle sama järve veega, ehk siis need hakkavad muidu surema. Et paneme minema. Nii, 20 kokre ja 20 kokre kallab siia sisse, see on selle kummist võrguga. Ja see hoiab ennast niimoodi otse, paneb praegu siia. Ja hiljem ma mõtlen mingi parema lahenduse välja, praegu polegi aega. Mingi metallist puuli, kus neid hakkab hoidma seal allika pool siis. Vot, aga praegu panen nad siia, jah.
sellised. Ja läheb siis see sump praegu siia sisse. Tegelikult tõmban veel pealt kinni ka selle koti, et nad välja ei saa siit. Jääb siia niimoodi pinna peale ujuma, see hoiab kuju ja siia ei jää nad huimedega kinni, kuna see on see kummivõrk. See on tegelikult Rauno sump, aga kasutan praegu. Nii, vahepeal seda, mis ta nüüd ongi, pirukas või? Piruka tegemist ei näidanud, et retsepti me paneme siia vahele nüüd. Aga jah, et igast nükest detaili ei hakka näidama. Ei hakka näitama detaile, kuidas see täpselt nüüd käis, see kokkusegamine seekord. Aga eks tegija räägib siis. Põhjale ma unustasin panna soola. Aga ei olnud üldse. Me tegelikult ei kannatanud ära juba ennem video tegemist. Tahtsime proovida kerennieele. Mõtlesime, et hommikul teeme video sellest, aga hommikuks ei ole seda enam. Ei ole, sest tegelikult ei ole üldse paha, ta oli väga hea välja kerennieele. Ja pipart, mul läks natuke rohkem, meil on see suur, see pipra see, ma tahtsin natuke kallata, aga sinna läks ikka väga palju. Läks. Aga räägi nüüd, retsept sai siia juba, aga kas tegid midagi teistmoodi ka kui retseptis või? Ma ütlesin, soola unustasin panna ja pipart panin rohkem, aga muidu on okei. Muidu pole väga midagi, jah. Jah. Tavai, sööma! Et sööme ära kõik korraga, sest Keiu ei söö sükust asja nagu nii ja poisse praegu siin ei ole. Keiu tahtis proovida homme. Ta proovib, aga tema ise praegu magab, tema praegu üldse süüa ei saa, kell on öösel 1 praegu juba. Seeni ja kõike siin ei ole liha, seega ta sööb. Okei, sai hea, sööme ära ja siis hommikul vaatame paar asja võib-olla veel, mis me siin vahepeal teinud oleme, et siuke video tulebki siin tegelikult, et mitu asja korraga jälle ühte videosse, et mis vahepeal lihtsalt tehtud on peale kalastuslaagrite veel, mida jõuab kalastuslaagritele lisaks, aga okei, me sööme selle ära ja vaatame hommikul edasi. Nii, et meil on siis vahepeal tekkinud ka uued elukad, kes on Member videosi vaadanud või seda viimast kalastuslaagri videot pani tähele, et poisid siin vaatasid, et siin on üks valge 3-kuune jänes, mis selle nimi oli, Keiu? Tupsu on selle nimi, jah? Vaat selline tegelane, et vahepeal saime siis pulmakingituseks sellised elukad. Mitte nüüd, see ei olnud üllatus meile, me teadsime, et need tulevad nii. Näita seda teist jänest, mis selle nimi on, näe, Bella vaatab ka seal. Mustu. Silmade järgi, et silmad on mustad. Nii, ja siis on siidikana, täpselt Pille soenguga, sükene blondid juuksed peas nii-öelda, et selle nimi on Pille. Me koos otsustasime. Sest ta Pille soenguga. Pille kindlasti ise vaatab ka praegu seda videot. Nii, ja siis on need väiksed tegelased siin. Oota, Pille näitan ta pitte siin. Nii, see on... Kes see oli? Kelle oma see on? Sinu oma? Nimi oli? Ja tema nimi on Ninnu. Ninnu, jah. Nii. Ja kõige heledam oli Risto Tibu või? Ja see oli Haaland siis selle jalgpalluri järgi. Me ei tea, kas ta kukk on veel, aga on ta, mis ta on. Rauno ei ole veel oma eluka nime öelnud. Vaat. Et siis sellised elukad on meil veel juurde tulnud, nemad hakkavad elama siin Timmu kuudis. Sest et kasutame seda ära, sai siin tehtud aed ka ümber, see on veel täiustamisel, see ei ole veel valmis, sellepärast elukad on meil öösel praegu toas puurides, tähendab selles ruumis, kus saun tuleb, seal puurides on elukad öösel, kuni saab valmis see puur täielikult ja tegelikult ei tohi tibusid õue jätta ka veel ööseks. Vot selle mõttega nad on ka veel toas, et kuni nad on nii suured ja suled peal, et nad saavad olla öösel siin kuudis ja õues. Nii, aga meil vaatab see ka siin neid ja see tahab ka neid tibusi maha murda, ehk siis ka see on üks põhjus, miks inimene alati siin juures valvab, kui nad õues on ja
ja noh, jah. Aga selge, me siin kuivatame nendele juba siia jänestele ja nendele ka siin seda jamane ei oleks see puur ja värk siin ka natukene hoovi peal juba seda niidetud jama, vot. Et see on omast käest võtta, seda ei pea poest ostma, aga jah, tibud saavad praegu veel tibude sööki ja noh, eks suurkana sööb ka seda ja me anname siin ka, poisid korjasid siin ja neile päris vihmausse ja ma andsin siin ka kalastuslaagri jääke, tõukusid neile siia süüa, nendele tibudele kanale juba. Vot. Aga ma arvan, et selleks videoks jälle kõik, et nüüd on elukad ka ära tutvustatud, eks Rauno mõtleb ka oma tibule veel nime ja vaatame siis, nüüd tuleb jälle üks kalastuslaagri video ka vahele peale seda videot, et kiriga magama ära kratid ja näeme järgmises.